et kuna enamus inimesi on tegelikkuses siis siin Teamsi teel ja kui teil on küsimusi, et saalis inimesed ja Teamsi teel, et ma käin teemad peatükkide kaupa, kõigepealt räägime puudutab eramajade tingimusi, siis räägime korterelamutest ja siis räägime asutuste ettevõtted ja iga siis selle kolmese sektsiooni järgselt ma teen siis küsimustele vastamise aja, et siis olge head julgelt, kes siin Teamsis on, annate selle käega märku siin, kui käega ei oska märku anda, siis lihtsalt teete mikrofoni lahti ja ütlete oma nime ja esitate küsimuse. Ja saalis samamoodi, et Urmas siis vaatab, kes saalis on küsimusi, siis alustame alati saalist ja siis lähme Teamsi osalevate inimeste küsimuste juurde. Aga küsige julgelt. Ja kui kohe ei tule küsimus, tuleb hiljem, siis hiljem saab küsida. Nii et igal juhul küsige. Ja kui keegi julge küsida, tahab kirjutada, siis siin chati võib ka kirjutada. Püüame neile ka vastata. Nii, aga ma jagan ka esitlust, et oleks seda asja lihtsam jälgida. Nii, Urmas, saalis on näha pilt seina peal? On küll. Aga ja, siis on ka teistel arvutis näha, et jälgige seda, mis meil ees on. Seda ei pea nüüd hakkama kirjutama. Sellesama esitluse ma annan Urmasele, Urmas paneb selle valla lehele üles näiteks, kõik saavad sealt seda vaadata, alla laadida, et keegi ei pea konspekti endale tegema. Ehk siis korrald jäätmevedu algab juba 1. jaanuarist. Jäätmevedaja jääb samaks ehk Eesti Keskkonnateenused, mis on õnneks selles mõttes hea, et jäätmevedaja vahetumisega seda lepingute ümbersõlmimise probleemi ei ole, et teil peate ainult oma lepingud nüüd uuendama oma uute teenustega, kellel on vajadus, kellel soov. Sellest ka räägime edaspidi, mis seal lepingus tuleb teha, mida ei tule teha. Ehk siis kuni 5-aastane periood jäätmevankel. Kõik Kanepi vallas elavad, tegutsevad inimesed, ettevõtted automaatselt hõlmatud, midagi tegema ei pea. Ja kõige suurem muutus, mis nüüd siis võrreldes veel täna kehtiva jäätmeveoga on, et on rohkem jäätmeliike. Kokku on siis 8 jäätmeliiki edaspidi hõlmatud, mida siis jäätmevedaja peab teile teatud tingimustel osutama. Nendest tingimustest ma räägin allpool. Lihtsalt loetlen korra kiiresti üle. Köögisööklejääde ehk eesti keeles paremini võib-olla kõlab toidujääde, aialjustusjäätmed, paberi-kartongijäätmed, segapakend, klaaspakend, rõiva tekstiilijääde, suurjääde ja siis kõige lõpus, kõige tuttavam segaolmejäätmed. Miks see korraldatud jäätmevedu üldse toimib? Esiteks on seadus tulev nõue. Teiseks on eesmärgiks nüüd uue hankeperioodil võetud, et edendada liigiti kogumist rohkemate jäätmeliikide osas, et saaks võimalikult palju oma kodu ukse ees ära anda. Üks mugav peod peaks olema keskkonnahoidlikud, et auto ei sõidaks risti-rästi suvalisel ajal, vaid võimalikult optimaalselt. Ja kui jäätmed on kokku kogutud, siis väga oluline on ka see, et mis edasi saab, ehk need jäätmed, et läheks võimalikult suures mahus uuesti materjalina ringlusse. Et need jäätmete kokku kogumisel oleks ikkagi väga selge mõte, et neid ei panda pärast ühte hunnikusse kokku, vaid ikkagi kõik, mis eraldi kogutakse, kõik, mida on võimalik ringlusse suunata, seda ka tehakse, see on siis hankelepingu tingimus. Nii, lähmegi nüüd üksikelamu juurde. Elamus jäätmevaldajaid ehk siis elanike, ma arvan, üksikelamu kasutajad ja ma räägin seda üksikelamu siis niimoodi, et esimene on, mida peab üle andma jäätmevedajale. Siis tuleb teine moodul on, mida võib üle anda, ehk siis mis on vabatahtlik teenus ehk tellitav teenus. Ja üksikelamu puhul lisanduv kohustus, täna on kõigil segaolmejääde kohustuslik, see jääb alles. Üksikelamu on tegelikult 2 jäätmeliiki, mis on kohustuslikud. Köögisööklejäätmed ja segaolmejäätmed. Köögisööklejäätmed kogumismahutiga. Täpsustan siin, et termineid, et mahuti tähendab siis võrdusmärke konteiner. Et mahuti ehk konteiner. Kogumine konteineriga. Konteineri suurus vist võib olla kuni 240 liitrine.
seal on põhjus see, et kui see konteiner ikkagi pannakse jäätmeid ääreni täis, siis toidujääde on raske, et suurema plastist konteineriga tõstmisel võib tõenäoliselt selle konteineri ära lõhkuda mingi aja jooksul. Kes siis peavad üle andma, et ka kõik eramajad ei pea ja ei saa üle anda. Ehk siis kõik need majad, mis asuvad tiheasustusalal või siis kompaktse hoonestusega alal, nemad peavad oma köögi- ja sööklajäätmed vedale üle andma, välja arvatud juhul, kui nad kompostivad. Ehk siis valik, kui te asute nüüd tiheasustusalal või kompaktse hoonestusega alal, kui te ei tea, kus te asute, ma arvan, Urmas oskab vastata, millised alad on tiheasustusalad, millised kompaktse hoonestusega alad, aga kui te asute sellel alal, siis te peate oma jäätmedele üle andma, välja arvatud juhul, kui te ei komposti. 2 varianti, emba-komba peate kasutama. 3. variant on siis hübriidvariant. Teete mõlemad korraga. Et mingis osas annate jäätmed üle, mingis osas tahate ise kompostida, palun väga, kompostige, võite kompostida. Või teete niimoodi, et näiteks talvel annate üle, talveperioodil, suveperioodil tahate kompostida, siis kompostige. Ehk siis talvel on teil vedu, suvel pole vedu. See variant ja valige endale sealt sobiv variant. Igaüks peaks leidma endale sobiva lahenduse. Ja hajaasustusalal asuvad jäätmevaldajad peaksid oma köögi- ja sööklajäätmeid kompostima. Kui kompostimisega kuidagi hakkama ei saa, siis võib jäätmevedajalt siis lisateenusena äraveoteenuse tellida. Aga soovitan ikkagi kompostida. Kõige mõistlikum tegevus. Jäätmete vedu toimub kord 2 nädala jooksul ehk iga 14 päeva tagant tuleb jäätmeauto, võtab toidujäätmed peale. Välja arvatud siis niinimetatud talveperiood ehk jahedam periood 1. oktoober kuni 30. aprill on võimalik kasutada 4-nädalast veograafikut. Et saate vaadata, et talvel, kui ei teki käärimisprotsesse nii kiiresti, saab jäätmeid kauem hoida, ei pea andma 2-nädalase valvaga üle, võib anda 4-nädalase valvaga. See on teie otsustada. Kui tahate, kuna teie jäätmevedu algab pihta täpselt talvel, eks ju, siis ma soovitan, kui mahuti mahutab, võtta kohe 4-nädalane vedu. Suveperioodil saate minna tagasi lühema veo peale. Annate lihtsalt klienditeenusel teada, et nüüd, mis iganes siis kuupäevast, et lähete tagasi 2-nädalase veo peale. Teenuse maksumus on 0 eurot. Nii et saate jäätmete üleandmine tasuta. See on see motiveeriv hinnastamine, et toidujäätmete üleandmine, kes peavad üle andma, et enam odavalt ei saa kui 0 hinnaga. Ja valla poolt siis, et kõik need kinnistud, kes jäätmevedajale köögisööklejäätmed üle ei anna, need loetakse automaatselt kohtkompostijateks. Ehk siis, kui teie keskkonnaspetsialist Urmas võtab nüüd jaanuari lõpus näiteks jäätmevaldajate registri lahti, siis ta näeb sealt, et millise kinnistu taga on millised teenused. Ja saab filtreerida, vaadata, et millised kinnistud annavad toidujäätmed üle, millised ei anna. Need, kes ei anna, need on kõik automaatselt loetud kohtkompostijateks. Ja mingi ajahetkel toimub siis ka kontroll, et kas see kompostimine on ainult paberi peal tehtav või ka reaalselt tehakse. Soovitan teha reaalselt. Nii et köögisööklejäätmega tegelikult väga lihtne. Ma usun, et paljud teist juba täna ikkagi ka kompostivad ja jätkate seda tegevust. Segolmejäätmed. Siin ei ole tegelikult mingi muutust. Nii nagu täna korjate segolmejäätmeid, hakkate ka alates 1. jaanuarist korjama. Jäätmete vedu on siis tiheasustusalal vähemalt kord 4 nädala jooksul. Ja kui teil on köögisööklejäätmete üleandmine või kompostimine rakendatud, siis saate ka üle anda kord 12 nädala jooksul. Nii et soovitan ikkagi minna selle harvema üleandmissageduse peale, kellel on võimalik. Ja hajaasustusalal võib kohe rakendada 12 nädalast veograafikut.
ja segaolmejäätme üleandmine on tasuline teenus, vastavalt siis hinnakirjale, sõltub mahuti suurusest. Ma usun, et teil nüüd peaks olema vedaja poolt saadetud infomaterjal juba käes või on kohe kätte saadaval teile. Urmas, ütle, kas sa tead, kas vedaja on saatnud infopaketi laiali? Minul kahjuks info puudub, et okay. On teil olemas? Ei ole. Ei ole veel tulnud, jah. Ei ole, okei, siis nüüd iga hetk peaks tulema, jäätmevedaja keskkonnateenus saadab teile lepinguprojekti, eeltäidetud lepinguprojekti, seal on veograafik kaasas, seal on hinnakiri kaasas, seal on mingid juhendid veel kaasas, et selline pakett tuleb. Et see, mis ma täna siin räägin, peaks olema ka selles infopaketis veel kajastatud. Nii et eramaja kohustuslikud jäätmeliigid, tegelikult väga lihtne. Aga enne kui lähme nende vabatahtlike või soovi korral tellitavate teenuste juurde, kas köögi sööklajäätme ja segaolmejäätme osas on küsimusi juba? Kas saalis on küsimusi? Alustame saalist, siis vaatame, kas Teamsi kaudu on küsimusi. Ma küsiksin, et kui seda söögijäätmeid ikkagi tekib, mis siis meie tegema peame? Me 2 vanemad inimesed näiteks nüüd... Te kartuleid ei koori üldse kodus või? Või kõrbitsat või banaanisöö või? Kompostime need. Ei, no kompostida võib. See ongi teretulnud, kui kompostite. Ja siis 84 päeva selleks üleminek peab siis muutma nagu lepingut. No teil tuleb leping ja te saate seal valida selle veo sageduse. No oli vist Kanepi kodulehe peal, kui lähen sinna keskkonnateenistuse peale sisse oma selle ID-ga, siis seal oli vist olemas. Ja, vast on küll, jah, sest jah, et ma lootsin, et täna jõuavad kõigil lepingud kätte, aga ju siis ei ole veel jõudnud. Seal oli too punane 1. jaanuarist, et mul oli allkirjastamata. Need kompostimine on teretulnud ja kõik võite kompostida, siis ei pea üle andma. Ja komposter peab olema, teosala peab olema lihtsalt nõuetele vastav komposter, mis oleks kinnise kaanega. Te võite ise ka ehitada, aga olemas olemas. Mul ongi ettepanek, et räägime kohe nõuded kompostimisel ära, siis on see teema ka räägitud. Ma kelin seda esitlust natuke allapoole. Räägime kohe ära kompostimisest. Et siis nii see kehtib nii eramaja, nii kortermaja kui ettevõtte asutuse osas. Ehk siis vastavalt Kanepi valla jäätluseeskirjale kõik kinnistud, millel on võimalik kompostida ja kes saab sellega hakkama, võivad siis kompostimist kasutada. Et väga soovitan. On ainult mõned reeglid, et köögisööklejäätmete kompostimisel on tiheastuses kindlasti kinnine komposter suletud. Et selle eesmärk on see, et just, et loomad, linnud ei pääseks sinna ligi. Ajastus võib ka olla aun kompostimist kasutada. Komposter, kinnine, võite poest osta, vaatate ise, millise kujuga, millise värviga, kui suure, kui väikse, teie enda valik. Võite ise ehitada, millest tahate, vanadest lauajuppidest, vanadest mingit ehitusplaatidest, vanast pesumasinast, et ise vaatate, kuidas te selle sobiva kompostri endale teete. Et kui teile sobib, siis tehke selline, kui teile meeldib. Olu on see, et on toidujäätme puhul on tiheastusalal on suletud, ehk siis kinnine. Ajastuses võib ka aunas või siis lahtise kompostriga, kui te sellega hakkama saate. Ja üks reegel on veel, et see komposter või kompostaun ei tohiks olla naaberkinnistule lähemal kui 3 meetrit, kui naabriga teistmoodi kokku ei lõpe. Ja siis kaevu hooldusalas ei tohiks asuda, on teil puurkaev või salvekaev, et siis vähemalt 10 meetrit peaks olema kaevust eemal, et kuna kompostimisel tekib nõrgvett, et siis sellega väldime seda, et see nõrgvesi jõuaks teie joogivette. Nüüd hoidke kaevust kaugemal. Ja ega rohkem reegleid kompostimisele polegi. Kompostimisel ise on soovitusi ja nõuande päris palju, et kuidas kompostida, nii et see kompostimise protsess ikkagi ei toimiks hästi, siis ma soovitan
täna on internetis neid erinevaid lehekülgi väga palju, kuidas erinevaid komposte kasutada, milliseid abiaineid kasutada, kes tahab, aga me paneme ka Kalepi valla lehele siis ühe juhendi, et millised on meie soovitused komposti tegemisel. Nii et kes vajab juhendit, siis vallaleht saabki olema ikkagi see esmane infoallikas, kus tulevad nii kõik see sama jutt, mis ma praegu räägin, kus tuleb tabel selle infoga tabeli kujul ka, et mis on kortermaja, mis on eramaja, mis asutusettevõte, kus on sorteerimisjuhendid, kuidas seal pakendid sorteerida, kuidas paberit ja kartongi, kuidas muid jäätmeliiki sorteerida ja liigiti koguda. Ehk siis juhendmaterjalide kättesaamiseks soovitan lähiajal siis vaadata juba valla kodulehel, et seal see info saab kõik olema üleval ja aeg-ajalt ka täiendame. Ja sinna tuleb ka kindlasti see nii-öelda KKK ehk siis korduvad küsimused, et mis on meil siis praktikas välja kujunenud, need enam levinud küsimused, mida küsitakse, et saate, ma arvan, võib-olla ka sealt endale vastuse, kui teil tekib mingi küsimus. Nii, aga veel kord kompostimisest, et praegu rääkisime köögisööklajäätmest, siis aia-haljusjäätmega on veelgi lihtsam. Seal ei pea olema kindlasti komposter, võib seda teha nii kinnise kompostriga, lahtise kompostriga kui ka aunas. Ise valige, milline lahendus teile kõige lihtsam on. Ja paiknemise osas on täpselt samad nõuded, et komposti mahun või komposter siis naaberkinnistust lähel 3 meetrit ja kaevu hooldusalast peaks olema eemal vähemalt 10 meetrit. Muid reegleid pole. Kas kompostimise osas on küsimusi, enne kui lähme tagasi jäätmeliikide juurde? Ei koos ei või kompostida? Jah, küsige uuesti. Olen siin koos kompostinud ja ei ole probleemi olnud. Saan kevadel selle mulla verada ainult. Ja, sest et kokkuvõttes teie peate vastutama, et see kõik asi ära komposteerub. Kui te saate selle koos kompostimisega hakkama, siis väga hästi. Et ilmtingimata ei pea olema 2 eraldi jauna, siis kuna te seda kompostmulda tohite kasutada, nagunii kasutate nagu oma otstarbeks, te ei vii seda kuhugi majale. Nii et kui te saate koos kompostimisega hakkama, siis väga hästi. On ehitatud 4-kandine komposter ja olen sinna kõik sisse pannud, siiani kinnine komposter. Ja, see toimib küll. Nii et jätkake oma tegevus, see on väga hästi. Kompostimise juhend on nüüd valla kodulehel üleval juba. Seda saab kõik lugeda, jah. Need on üles ära pandud juba. Ja, ma korraks vaatan Teamsi ka, et kas olge hea, kes siin Teamsis on, kas kellelgi on kompostimise osas küsimusi või ka siis selle eramaja segaolmejäätme ja köögisööklajäätme kogumise osas. Andke olge käega märku või lihtsalt tehke mikrofon lahti ja öelge oma nimi ja esitage küsimus. Nii, Andrus, ole hea. Eramaja juurde tervist tulles, et seal oli see tingimus, et kui komposteeritakse, siis saab pürgiveo tellida 3 kuu tagant vist tihehoonestusalal, oli nii või? Jaa, täpselt. Selge. Jah, et kui te vedajale jäätmed üle anda, siis neid loetakse ka automaatselt koht komposti jaoks, et te saate kohe võtta selle 12-nädalase veo, ehk siis kord kvartalis veo. No see puutab segaolmejäätmeid, siis seda ma mõtlen. Jah, segaolmejäätmete vedu, täpselt jah. Kord 12 nädala jooksul tagant siis graafikuga segaolmejäätme vedu saate võtta kasutusele. Selge. Nii, kas on veel küsimusi? Nii, võib ka hiljem küsida, et aga lähme eramaja vabatahtlike jäätmeliikidega edasi. Panen tagasi esitluse ja lähme. Nii, vaatan õige liik, üksik elamu. Nii, nüüd räägime sellest, mida soovi korral saab üle anda. Ehk siis teie otsustate, kas te tahate tellida sellise jäätmeliigi äraveo teenust. Neid jäätmeliike on siin kokku 4 tükki. Hakkame otsust pihta. Segapakend. Segapakendid siis on kõik
kõik need pakkematerjalid, mida me saame toiduga kaasa, tarbekaupadega, mis iganes me ostame poodidest, on ühel või teisel moel pakendatud, see kõik kuulub segapakendi alla. Segapakendi üleandmine on siis vabatahtlik, ehk kui te tahate, tellite vedaja käest äraveoteenuse. Kui te ei taha, siis peate jätkama tänast tegevust ehk viite selle kas avalikus ruumis olevasse mahutisse või saate viia ka valla jäätmejaama. Nüüd, kes tellivad endale selle äraveo, ma tõsiselt soovitan kaaluda, sest segapakendi tekkemaht on ikkagi päris suur. Ja kuna ta on õhuline, siis ta on ka mahult palju. Et üleandmine siis on kas kogumiskotiga või konteineriga. Ise saate valida. Konteineri peate siis ise hankima, ostate, rendite, aga kogumiskotti, need annab teile jäätmevedaja. Ehk siis, kui te tellite jäätmevedaja käest segapakend üleandmise kogumiskotiga, siis jäätmevedaja annab teile tasuta kogumiskoti. Kogumiskotte antakse nii palju, kui on teie segapakendi tekkemaht. Ja see toimub niimoodi, et esimese segapakendi koti võtate ise. See peab olema läbi kuma või läbi pakkustav kott. Et ise hangite endale esimene kott. Ja kui on esimese koti äraveo päev, on see üks kott, on see 2, on see 3 kotti, siis vedaja annab teile vastu täpselt selle arvul kotte, mis ta ära viib. Annate ühe kotti, saate ühe uue koti vastu, annate 3, saate 3 uut koti vastu. Kui järgmine kord annate üle 3 asemel 2 kotti, siis saate 2 tühja kotti vastu, ehk selline loogika on. Ja jäätmine sagedus, kõige harvem sagedus on kord kvartalis, ehk siis kord 12 nädala jooksul. Et mõistlik võib-olla on tiheasusalal võib-olla kord kuus, aga kes saab hakkama harvema veoga ja tahab harvemat, siis kuni kord 8 nädala jooksul, ehk siis segaolmejäätmega võib panna selle samasse graafikusse. Teie otsustada, kuidas teile sobib. Segapakendi üleandmisel ongi ka väike tasu, see tuleb siis jäätmeseadusest. See on 30 senti on äraveokord. Mitte sentiga rohkem, vaid alati 30 senti. Ja nagu ma ütlesin, kes siis vedajale üle ei anna segapakendit, peab ise viima jäätmejaama ja avaliku mahutisse. Nüüd ikkagi ka see inimene, kes nüüd annab vedajale üle kotiga või konteineriga, siis ega tema võib ka viia ikkagi jäätmejaama ja avaliku mahutisse. Kui ta näiteks tekib mingi periood rohkem jäätmeid ja ei taha neid kodus hoida, endiselt võite ära viia avalikesse mahutitesse või jäätmejaama. Et ei ole keelatud, et saate valida, kuidas see kõige mugavam lahendus teil on. Ja ma arvan, et siin on praegu õige koht rääkida ära, et mis siis segapakend on ja sellised põhilisemad reeglid. Kerin korraks jälle allapoole, kus meil on segapakendi kohta natukene kokkuvõte. Et mis siis segapakend on, nagu ma ütlesin, kõik tarbimisest tekivad pakendid. Välja arvatud siis, mida segapakendi hulka tohiks panna, on siis tugevalt määrdunud pakendid ja ohtlike ainetega kokkupuutumuses olnud või neid sisaldavad pakendid. No näiteks aerosoolpudel. Et see aerosoolpudel on näiteks lakid, värvid, et need on küll ka pakend, aga nad on, sees on ohtliku olemusega aine, siis sellised ohtlike ainetega pakendid peaks viima tegelikult eraldi jäätmejaama, kus need võetakse vastu. Kõik muud pakendid ongi segapakendid. Ei ole selle kuju, suurus, materjal ei oma tähtsust, ta on pakend. Pakendid võib üldse olla tegelikult siis, mis see põhitüübid on, et on plast, tekstiil, puit, on võib-olla siis 3 põhipakendiliiki, eraldi muidugi konservid, metallpakend, klaaspakend. Et siis ongi 5 põhiliiki, mida meil kõige rohkem igapäevaselt tekib. Et ühesõnaga ei ole pakendi materjali osas ei ole nii palju vahet, kui on see, et ta ikkagi on pakend. Eraldi klaaspakendist räägime, et
klaaspakendid palun koguge eraldi, et segapakendi hulka soovitan klaaspakendi mitte panna. Klaaspakend eramaja peaks viima avalikesse klaaspakendi mahutitesse, mis nüüd pannakse jäätmedaja poolt ka täiendavalt välja. On olemasolevad need klaaspakendi mahutid, mis on kus ma arvan ka tänavalt ei viinud ja saab kindlasti viia ka jäätmejaama. Mis klaaspakendiga juhtub, kui ta läheb segapakendi hulka, siis segapakendi veo ja sorteerimise tulemusena on väga suur tõenäosus, et see klaaspakend läheb seal katki ja klaasikilde keegi kokku korjama ei hakka, nii et see klaas läheb lihtsalt kaduma. Aga kuna klaas on kõige lihtsamini ringlusse võetav materjal üldse, selle järgi on ka Eestis püsiv nõudlus, siis võimaluse korral pangu klaaspakend eraldi ja viige avalikesse mahutitesse või siis jäätmejaama. Pakendi määrdumuse küsimus, et segapakendi konteinerisse või mahutisse tuleks panna puhas pakend. Puhas tähendab seda, et ta ei määri teisi pakendeid. Eks näide, tavaliselt on määrivad pakendid, mis on võtame näiteks keefiri pakk, kartongist pakk, tetrapakend, eks ju. Et selle pakendi võib kergelt võib-olla veega törts üle loputada, välja kallata, kork peale ja kokku pressida ja läheb segapakendi konteinerisse mahutisse. Ühtegi pakendit nuustikuga, pesuainega pesema ei pea. Ei ole mõistlik, sellega ta raiskate rohkem ressurssi, kui asi väärt on. Sest enamus mineb kõik need pakendid, mis lähevad ümber töötlemisele, läbivad nagu nii tööstusliku pesemise. Oluline on see, et kui te pakendi kogute, et sel hetkel, kui te kogute ja hoiustate, ei hakka määrima teisi pakendeid. Nii et kõik sellised pakendid, kus on jogurti, piimatooted, kastmed, tehke see mõistliku vaevaga puhtaks, törts vett sisse loputage, kork peale, kaan peale, segapakendi konteinerisse mahutisse. Kõik määrdud pakendid, näiteks ostate vürtsikilu suvel grillliha erinevas plastpakendis, kus on tugevalt rasvaga määrdunud, need lähevad segaolmejäätme konteinerisse või kotti või konteinerisse. Et neid ei ole mõtet isegi üritada puhtaks saama hakata. Ehk siis teie olete see, kes nüüd edaspidi hakkab otsustama pakendi puhtus üle, et kui te hindate, et see pakend määrib teie teisi pakendeid, siis pange julgelt segaolmejäätme konteinerisse, puhas pakend siis segapakendi konteinerisse kotti. Ja seetõttu, et kuna te kogute puhas pakendit, siis peaks ära kaduma ka see haisu probleem, mida tavaliselt väidetakse. Öeldakse, et ma ei saa pakendi koguda, sest see konteiner või kott hakkab haisema. Ta hakkab haisema sellepärast, et sinna on pandud tugevalt toiduga koos olevaid pakendeid ja tõesti, eriti suveperioodil või siseruumis hoiustamisel, see toit hakkab ju mingi hetk käärima. Nii et segapakendi kott ei tohiks tekitada teile mitte mingeid häiringuid. Kui teil nüüd kasutada kogumiskotti, siis kogumiskottiga on nagu lihtne, et kui kogumiskott saab täis ja te tahate ja te rohkem kogumiskotte vedaja pole antud, siis võite ise võtta kasutusele analoogse läbipaistva koti. Annate lihtsalt selle oma poolt kasutusele võetud kotiga selle jäätme üle, jäätme siis veopäeval. Või siis teie valla puhul võite minna ka nende üleliigsete mahutisse mitte mahtuvate jäätmetega ka avaliku kogumispunkti või siis jäätmejaama. Et kui mahutused täis, siis ei pea muretsema, on olemas lahendused, et valige ise endale sobiv lahendus sealt. Pakendi osas veel, et suur osa pakendist on tegelikkuses erinev kartong. Ehk siis papilaadne toode, et eriti kui ostab mingit kodutehnikat või ka mööblit, et siis kartongi puhul on võimalik käituda kahel viisil. See kartong on ühe poolt on ta pakend, teiselt poolt on ta paber ja kartong jääde. Nii et sellise kartongi te saate panna kas siis segapakendi hulka või kui tahate olla juba korrektsem,
siis viige avalikesse paberi kartongi mahutitesse või siis jäätmejaama, kus ta vastu võetakse. Et jälle valikuvõimalus käitumiseks, sest ega kui toon külmkapi näite, külmkapi ümber on seda kartongi päris palju, et ega seda konteinerisse kotti panna, see on omaette ettevõtmine. Et mugav on ikkagi kokku murda ja paberikartongi konteinerisse viia. Mida meil on küsitud, on sama külmkapi näide, et kui ostad külmkapi või teleka, siis on ümber see pehmendusplast või nimetame penoplastiks, see valge pudene vaine, siis see on ka pakend. Selle saate ka panna segapakendi konteinerisse koti julgelt. Ei pea seda võite panna, aga kui on vajadus sega olme mahutisse, aga oma olemus on tegelikult pakend, nii et edaspidi võite selle penoplasti katki murda ja sega pakendi konteinerisse mahutisse panna. Nii, aga tavaliselt on see pakenditega seotud alati küsimusi palju, et olge hea, küsige parem, siis ma oskan paremini vastata teile, et alustame jälle saalist. Et kas pakendid, mis on pakend, kuidas koguda, kui meil teemal küsimusi, Urmas, ole hea. Poes müüakse need biolagunevaid kotte, missugused helekahelised on. Kas me neid võime kasutada ja kui siis, mida sinna sisse saab panna? Kui te tahate nüüd biolagunevat kotti kasutada, kui me räägime seda pakendite kogumise kontekstis, siis pakendeid, see pakendikott, mis vedajale annab, ütleme, et ta on läbipaistev, ta ei ole nagu klaas, aga ta on nii-öelda kergelt läbipaistev. Et kui te ise tahate võtta kogumiskotti kasutusele, siis teie kogumiskott peab olema ka kergelt läbipaistev. See nõue on sellepärast, et jäätmevedaja peab veenduma, et ta võtab kaasa segapakendit, mitte ei võta kaasa mingi muid jäätmeid, mis seal on peitu pandud. Kui te kasutate nüüd biolagunevat kotti, siis võite kasutada, kui see kannatab seda pakendijäätmeid. Kui te küsimus oli selles, et toidujäätmete kogumisel, siis toidujäätmete kogumisel konteineriga, siis sinna tõesti plastikkaatkotiga toidujäätmeid ärge pange kõige parem lahtiselt, pange paberkotiga või pange biolagunekotiga. Et näiteks mingi poe plastikkaatkotiga toidujäätmete panekul konteinerisse, kui vedaja selle tuvastab, siis ta võib selle nimetada võõriseks ja võib teha ka tühisõidu või siis rakendada mitte nõuetekohast jäätmetasu, millest me räägime hiljem. Nii et toidujäätme konteineris tavaline plast on võõris. Kui teda nüüd sinna kogemata sattus, üks väike kotikene, las ta siis olla, ei pea sukelduma konteinerisse ja seda välja võtma sealt. Võite teha, aga ei pea. Aga kui ikkagi nii-öelda suures koguses on ja püsivalt on, siis jäätmevedaja kindlasti selle olukorra fikseerib ja võib seda teile siis rahaliselt seda sanktsioneerida ehk teile nii-öelda trahvi välja kirjutada. Kas saite oma vastuse või pidasite midagi muud silmas? Ma sain vastuse küll, aga see poest, mida kott, mis biolagunev on, ei ole kahjuks läbipaistev, ta niisugune helerohekas, aga läbi ei paista, nii et ei ole näha. Jaa, aga toidujäätme puhul see... Me paneme neid, kas paneme need kilekotid, mis on nagu toidud välja võetud või siis paberid. Jaa. Kui toidujäätmeid näiteks köögis kogute biolagunev kotiga, see kott ei ole läbipaistev täielikult, siis see on okei, siis toidujäätme puhul see biolagunev kott ei peagi olema täiesti läbipaistev. Läbipaistvuse nõue on ainult segapakendite kogumisel. Kott, jah. Et oleks näha, et sul seal kummikud ei ole kotis või midagi muud. Jah, sest praktika, ega see on kõik on praktikas kujunenud ja see nõue on üle Eesti ühesugune, sest et lihtsalt võin tuua näitajad, et inimesed ikkagi, osad inimesed, ma loodan, et teie olete kõik korrektsed, aga osad inimesed ei saa reeglitest aru ja annavad segapakendina üle näiteks kõige suuksed hullemad näited on, seal on surnud kanad on olnud sees, seal on olnud vana WC-pott on katki löödud, on sinna sisse pandud, et inimese fantaasial ei ole piire. Sellepärast vedaja ikkagi püüab veenduda, et seal on ikka enam vähem
pakendilaadne asi sees. Nii et, aga köögisööklajäätme kogumisel ostke poest teile sobiv biolagunev kott. On ta roheline, on ta muud värvi, oluliselt on biolagunev ja pange julgelt sinna köögisööklajäätme konteinerisse. Nii, kas saalis on veel pakendite osas küsimusi, et siis vaatame, mis Teamsis osalejad küsivad? Ei ole. Nii, nüüd olge head, kes Teamsis on pakendite osas küsimusi? Väga hea, kui selge on. Ega siin väga midagi keerulist pole, et nagu ma ütlesin, need juhendid saavad olema ka valla kodulehel. Kui te ise guugeldate, siis pakendite osas on tänaseks neid infolehti on juba isegi liiga palju. Nii et igaüks leiab endale sobivas vormis selle info kätte. Vabandust, mul oleks üks küsimus, et meil on hästi, praegu tulevad sellised moodsad pakendid nagu Voola, kes toodab villast pakendeid ja Kiud-tekstiil, kes siis nüüd ajujahi võitis, et selliseid pakendeid saab ka sellises väikses kohas kuhugi konteinerkasti panna. Et ma olen nüüd viimasel nädalal saanud 2 pakki ja üks on siis Kiud ja teine on Voola, et tekin küsimus, et kuhu panna. Ja need on siis korduskasutuspakendid, eks ju. Neid peaks olema siis kusagil tagastuspunktid. Ma aru, et teie asulas veel neid punkte ei ole ja see on puhtalt need sama ettevõtete korraldada, ehk seda omavalitsusi korralda. Et see on jah, kahjuks praegu, et te olete selle pakendiga kätte saanud ja minu teada vist kõige lähemal on kuskilt Tartu linnas vist need kogumispunktid. Ja Tartu linnas on. Ja nii et, aga kui te see enam tagasi anda ei taha, ehk siis selle pakendi iseenesest segapakendi hulka, kui te ei taha tagasi anda seda. Aga küsiks siis Urmase käest, et kas vald hakkab selliste asjade peale ka mõtlema, et kuidas neid pakendid kogutakse? Ma vastan ise Urmase eest, et see on tegelikkuses uus reaalsus, et see korduskasutuspakendi turule tulek ongi väga vajalik ja me teeme täna siis organisatsioon, mille liige siis Kanepi vald on, eks meil on 27 omavalitsust on koostööorganisatsioonis, et me praegu teeme nende korduskasutuspakendite ja nõude turul laskjatega või teenuspakkujatega, just peame läbirääkimisi, et võimalusel iga liikme juurde võiks tulla see tagastuspunkt. Et see võtab küll aega, sest et algul ikkagi minnakse suurlinnad on esimeses järjekohas ja siis hakkavad väiksemad asulad tulema, aga loodame, et pigem varem kui hiljem jõuab ka Kanepi valda sellised kogumispunktid või tagastuskastid. Aitäh! Ülki kuupäeva täna kahjuks öelda ei oska, sest et see teema on praegu nii poppe ja nad ei suuda lihtsalt puhtfüüsiliselt seda asja korraldada. Nii, aga kellelgi mingi muid küsimusi? Kui ei ole, siis nagu ma ütlen alati, küsige hiljem. Läheme edasi. Meil eramaja pooleni 2 jäätmeliiki jäi, segapakendi rääksime ära, eks ju, 3 jäätmeliiki käsitlemata. Mida saab tellida? Aialjusjäätmed on siis nagu köögisööklajäätmed, et tiheastusalal ja kompaktse hoonestusega alal asuvatel jäätmevaldajatel ja kinnistutel on võimalik tellida seda teenust. Kes mis seal kuuluvad? Taimsed jäätmed, lehed, kõik, mis ta aias toimetades tekivad. Kõige mõistlikum on muidugi kompost, aga kui just tihe ja kompaktse hoonestusalal asute kompostida mingi põhjusel ei saa, siis saate tellida äravööteenuse. See on tellimuse alusel. Kord 6 on tellimus. Vedu toimub siis selle perioodil, kui selliseid jäätmeid tekib, kõige rohkem. See on 1. aprillist kuni 30. novembrini, ehk siis iga kuu on jäätmeveoring. Et kõik, kes nüüd siis tahavad, kes asuvad tiheastusalal ja kompaktse hoonestusega alal, nad tahavad hakata aialjusjäätmed üle andma biolaguna kotiga, mis on kuni 150 liitrit, siis tuleb esitada jäätmevedela tellimus. Ehk siis annad teada, et soovin osaleda kas aprilli, mai, juuni, septembri. Ise annate teada, millises veoperioodis osalete. Ja te ei pea andma teada nüüd kohe aasta otsa ette, vaid et jooksvalt, kui teil nüüd
1. aprill on käes, siis vedaja annab ette ka teada, millal on need veograafikud. Et neid nüüd kohe teile ei antagi teada selle lepingupaketiga, sest need pannakse hiljem paika, kuna siin on veel päris palju aega. Aga kõigile antakse ette teada, ma arvan, vallalehel saab uudis olema, kohalikus lehes kindlasti, et siis igaüks saab vaadata, millisesse veograafikusse ta oma jäätmete üleandmise tahab panna. Kuna vabatahtliku teenusena, siis vedaja ei oska öelda ega arvestada, kui palju tegelikult siis tahetakse üle anda neid jäätmeid. Siis on tegemist tasulise teenusega ja hankes on kuupmeetri põhine hind. On 6,81 eurot on kuupmeeter. Et see ühe selle koti hinnaks teeb, mis ta teeb, umbes 1 euro, umbes 75 senti või, niimoodi peas kiiresti arutades, oleks ühe koti hind umbes. Nii et kes tahab, annab, kes ei taha, kompostib. Kompostimine on mõistlik tegevus teha ise. Järgmine tellitav jäätmeliik on suurjääde. Suurjäätme all siis mõistame eelkõige seda, mis on meie kodus tekkiv suurem mõõtmeline ese. Vana tool, laud, diivan, põrandavaip, kardina puu. Kõik on selline suure mõõtmine, vana lapsevanker on ka, läheb suurjäätme alla. Et see nimekiri, ma arvan, saab olema valla kodulehelt leitav, et mis suurjäätme alla kõik kuuluvad. Et edaspidi saab neid jäätmeid ka üle anda kogumisringide raames. Ehk siis kord 3 kuu jooksul ehk kord kvartalis tehakse kogumisring. Samamoodi vedaja annab ette teada kõigile, millal kogumisringid toimuvad. Kõik, kes tahavad üle anda, siis annavad teada, et oma kinnistu andmed, et no näiteks Kuuse tänav 3 kinnistu soovib üle anda 2. kvartali siis veoringi raames suurjäätmeid. Jäätmete veopäeval või enne veopäeva vist kuni 5 päeva vist on eeskirja kohaselt tohib jäätmed tänaväärde tuua, vedaja tuleb ja võtab peale. Ja samamoodi on tegemist tasulise teenusega ja kuupmeetri hind siis 13,63 eurot. Siin soovitan olla nutikas, et kõige parem näide on selline, et igasugused kapid, lauad, mida on võimalik tegelikkuses väiksemaks lammutada, et kui keegi tahab vanast sektsioon kapist, mida on terve sein täis lahti saada, siis kui ta tervelt õue tõsta, siis tal on neid tuleb kuupmeetrit nagu päris palju. Aga on võimalik riiulid ära lammutada plaatideks, algosadeks, siis läheb kuupmeetrit vähemaks, sellega säästate raha. Ja kes ei taha üle anda vedajale, saab viia nagu täna, jäätmejaama või siis muusse kohta, kus selliseid suuri jäätme vastu võetakse. Siis saate valida kas vedajale, jäätmejaama või siis mingisse muusse veel kohta. Neljandaks jäätmeliigiks, mille vedu algab alles 1. jaanuarist 2025. Tegemist siis on seadusest tulev nõudega, et alates 1. jaanuar 2025 aastal peab omavalitsus korraldama ka tekstiili- ja rõivajäätmete kogumist. Ja selleks on siis Kanepi vald ette näinud, et teevad seda korraldatud jäätme raames. Ehk et jäätmevedaja samamoodi nagu suurjäätmete puhul kord 3 kuu jooksul kogumisring, ehk siis 4 korda aastas. Samamoodi tuleb anda teada tellimus, et mina soovin üle anda, vedaja tuleb kohale, viib ära ja hind on täpselt sama nagu suurjäätmel. Et arvestades, et need 1 kuupmeetri sisse mahub tekstiili või rõivad ikka väga palju, nii et siis kokkuvõttes on see hind ikkagi väga soodne. Ja kes üle anda ei taha, saab rõivad viia, korralikud rõivad, mis on kasutatavad. Soovitan viia, kui on võimalik uuskasutus, korduskasutuskeskustesse, aga kui ei ole võimalik, siis jäätmejaama. Urmas, paranda mind, kas jäätmejaamas võetakse täna teil tekstiili vastu? Võetakse küll, Kanepi jäätmejaamas on konteiner olemas. Just, saab viia jäätmejaama või kui keegi mingi muu ette võtab vastu selliseid tekstiile, võite vabalt sinna viia.
ja reeglina ka see, et nii-öelda kasutamiseks mitte kõlblikud, määrdunud, katkised tekstiilid võite südamerahuga panna ka segaolmejäätme konteinerisse. Et tekstiili alla, rõiva alla kuuluvad ka jalanõud, katkised jalanõud, pange kindlasti segaolmejäätme mahutisse, neid ei ole mõtet eraldi koguda, neid ei taha mitte keegi ja neid ei ole võimalik ka ühelgi viisil uuesti ringlusse võtta. Ja need olid 4 tellitavat ja ma räägin kiiresti ära ka 2 jäätmeliiki, mis nüüd järgi eramaja kontekstis, paberikartongijääde ja klaaspakend. Ehk neid jäätmeid on mõistlik eraldi koguda. Klaaspakendist rääkisin, klaaspakend viige avalikesse mahutitesse, jäätmejaama ja paberikartongijäätmega täpselt sama asi. Et kõik selline puhas paber, mida te soovite tulehakatuses kasutada, kasutage julgesti. Aga eelkõige sellised värvilised reklaampaberid ja ajakirjad, et need viige siis paberikartongi jäätmete konteineritesse. Nii, aga nüüd nende tellitavate jäätmeliikide kohta küsimusi. Segapakendist juba rääkisime. Aialjusjääde, suurjääde, rõivatekstiilijääde. Kas on mingeid küsimusi nende kogumise või üleandmise kohta? Alustame saalist. Nii, vaatame Teamsis ka, et kas Teamsis on küsimusi. Andke julgelt märku. Väga hea. Siis on selge. Lähme edasi. Sellega on iseenesest eramajale tiir peale tehtud. Et lihtsalt kordan, et eramajal tegelikkuses tänasega see miinimumpakett eramajal on siis tegelikult 2 jäätmeliiki, segaolmejääde ja köögisööklajääde. Ja kui köögisööklajäätmetel kompostite, siis tegelikult jääb ikkagi alles teil minimaalselt vajalik on ainult üks konteiner, mis on segaolmejäätme konteineriks. Kui te võtate segapakendi juurde, siis on teil eraldi kogumismahuti. Kui hakkate köögisööklajäätme üle andma, siis on eraldi. Nii et kokkuvõttes teil saab olla kokku 3 mahutit, millest siis üks võib olla kogumiskotiga. Segapakend saab kogumiskotiga olla, see antakse tasuta. Segaolmejäätme konteiner ja köögisööklajäätme konteineri ostate või rentite ise. Aga ma räägin siinkohal ka järgmise koloose teema ära, ongi kogumisvahendite teema, et kuidas rentida, mida saab rentida, osta, muud tingimused, kuna see puudutab ka korterelamuid, et siis on see küsimus ka juba läbi käidud. Kirin jälle allapoole, räägime mahutite rentimist ostmisest. Kõigepealt see, et kuna teil jäätmevedaja ei vahetu, siis on teil eriti lihtne, et kõik tänased mahutid jäävad teil kasutusse, kui te olete rentinud. Kui tahate tagasi anda, andke tagasi ja saate võtta vedaja käest uue mahuti. Saate rentida, saate osta. Kui te tahate osta kusagil mujalt mahuti, näiteks ehituspoest, palun väga, ostke, ei ole keelatud. Ise võite valida, värv pole oluline, et ei pea tingimata jäätmeliigile soovitatavat värvi osta, et oske kas või kõik rohelised, hallid, mustad, sinised, oluline see, et see konteinerile sobib, on õige suurusega ja mis kõige olulisem on see, et kui te ostate selle ise kuskilt poest, et siis tuleb veenduda, et see on jäätmeveokiga tõstetav, et seal on need tõsteääred olemas. Küsige kindlasti poest. Jäätmeveokiga teenindatav. Kõik mahutid, mis poodides müüakse, ei ole tõstetavad ja veokiga. Mis mahutite mõistes on soovitatav, kui need uusi mahuteid rendite või ostate, siis minu soovitus on alati, et kui on võimalik, siis pigem võtke natuke suurem mahuti, sest et see aitab üle elada neid olukordi, kus number 1, teil mingi periood tekib rohkem jäätmeid ja number 2 on see, kui mingil põhjusel jäätmevedu lükkub edasi, on see ilmastikuoludest, teedeoludest, muud ligipääsetavused, et teil on selline varuruum, kuhu jäätmed panna. Et kui te võtate kasutusele kõige väiksema võimaliku mahuti, siis suure tõenäosusega see on ikkagi veopäevaks pigem ääreni täis ja võib isegi
kaan lahti olla. Ja jäätmeveos on ju ka see reegel, et kui on jäätmed punnitavad siis mahutist välja ehk kaan ei lähe kinni, siis jäätmevedel on õigus esitada mahuti väliste jäätmete eest teile täiendav tasu. Selle tasu ainuke eesmärk on see, et suunata teid kasutusele võtma mahuti, kuhu jäätmed tegelikult ära mahuvad. Nii et kui on võimalik, siis eelistage pigem natukese suurelt mahutit. Aga ei pea, teie peate ise hakkama saama oma jäätmete kogumisega. Mis selle hanke raames on nagu teil tingimuseks selliseks nagu boonuseks pandud, et kui te nüüd rendite jäätmevedaja käest mahutit, see kehtib nüüd kõigile. See, mida praegu räägin, ei sõltu sellest, kas on eramaja, kortermaja või on ettevõtte asutus. See jutt mahutite osas kehtib praegu absoluutselt kõigile. Kui te rendite mahuti ja te näiteks täna ei tea, et kas see mahuti on piisava suurusega, siis selle hanke raames on teil võimalik 2 korda oma rendimahuteid tasuta välja tagastada. Ehk näiteks võtate, oletame, et korterelamu võtab segapakendi konteineri, rendib, aga ei tea täpselt, kui suurt rentida. Oletame, et on väikse korterelamu rentis 660 liitrise mahuti. 3 kuu praktika näitab, et oletame, et sai liiga väike, pakendit tekib liiga palju ja tahad võtta suurema, siis saab selle rendimahuti tagasi anda, jäätmevedaja viib tasuta ära ja toob tasuta uue mahuti asemele ja nii 2 korda. 3. kord tahate vahetada, siis see on juba teie enda rahakoti pealt see äraviimine ja toomine vastavalt vedaja hinnakirjale. Aga 2 korda saate siis ümber vahetada tasuta. Ja kui te ostate mahuti vedaja käes, siis vedaja toob selle tasuta igal juhul kohale. Mis iganes ajal, ostate nüüd kohe 1. jaanuaril või detsembrikuus, ja kui te ostate ka hiljem, siis minu teada vedaja küll hanketingimus on kirjas, et 3 kuu jooksul toob tasuta, aga praktikas on tema huvi neid mahuteid müüa ja ta toob selle mahuti ka hiljem siiski tasuta kohale. Nii on praktikas enamus hangetes toimiv. Kas mahutite rentimise osas on küsimusi? Ostmi rentmine saalist, siis vaatame, mis Teams teeb. Ei ole. Vaatan korraks Teamsis, olge hea, julgelt. Ei ole, lähme edasi. Ma räägin siis juba ühismahuti ka ära, kui me juba mahutist räägime. Kõik, kes tahavad, jälle eramaja, korterelamu, asutusettevõte, kõik võivad võtta kasutusele ühismahuti. Kõikide jäätmeliikide osas, mida on võimalik siis konteineriga koguda. Ja näide, eramajad, naabrid võtavad 2, 3, 5, 10 peale näiteks segapakendi suure mahuti. Et ei taha, et igal ühel omal aias on konteiner või kogumiskott, võetakse sobivasse asukohta ühismahuti. Üks ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vastav siis avaldus, kus on kirjas siis, millised kinnistud osalevad siis ühismahuti kasutamises. Üks siis kinnistu on see peakasutaja, kes sõlmib jäätmevedajaga vastava lepingu ja siis jäätmevedaja teab, kes on ühismahuti kasutajad ja vald teab, kes on ühismahuti kasutajad. Et ühismahuti on tõesti mõistlik kasutusele võtta ka seal, kus ei ole kortermaade puhul näiteks klaaspakend. Jõuame kortermaade juurde, aga räägin etteruttavalt, et kuna klaaspakendi tekkemaht võib-olla pole nii suur, et ei pea iga maja ees olema, võtab 2 korteriühistut, 3, nii palju kui suudab omavahel kokku leppida, ühise mahuti näiteks klaaspakendi kogumiseks. Või segapakendi või paberikartongi jäätme või köögi- ja sööklejäätme. Võib ka segalme jäätme. Oluline on see, et omavahel saate hakkama ühismahuti kasutamisega. Ja alati võid lõpetada ühismahuti kasutamise, alati võid alustada, et tehke see valik vastavalt oma vajadusele. Eks ühismahuti peal kasutamise kõige suurem eelis on see just, et kui pole ruumi
ja tegelikult saab kulusid jaotada, et saab nii rendi kui ostu, mahuti rendi või ostukulusid jagada ja ka jäätmete äraveokulusid. Et väga soovitan teatud jäätmeliikide puhul ikkagi ühismahutit kasutada ja arv pole piiratud. Nagu ma ütlesin, et kõik, kes suudavad koostööd teha, saavad seda teha. Nii, ühismahuti osas on küsimusi? Lihtne teema seal Teamsis ka igaks juhuks, olge hea, tehke häält. Tagasi esitlus. Nii. Räägime siis eramajaga, mida on kirjas peal. Joon all, eramaja läbi räägitud. Räägime kortermaja või siis mul on küsimus, et kui enamus on kas eramaja inimesed, et kes võib-olla tahaksid ära lahkuda, et seda korterelamu ja ettevõtte ei huvita, siis mul on ettepanek, et ma enne kui lähen kortermaja juurde, et ma räägin ära veel siis selle põhimõttelise info, mis puudutab siis kõiki jäätmevaldajad, eramaja, kortermaja asutus ja siis saavad eramaja inimesed saavad vajadusel ära minna siit ürituselt. Räägin ära, mis on lisateenused, mis on tühisõit ja mis on mitte nõuete kohast jäätmetasu. Siis on kõik sellised tugi läbi räägitud. Lisateenused on siis need teenused, mida jäätmevedaja hakkab teile osutama ainult teie tellimuse alusel. Ta ei sunni teile neid, te ise peate need valima. See lisateenuste nimekiri tuleb ka siis vedaja poolt koos lepingu ja koos hinnakirjaga. Et ma olen siin sellest hanke tingimusest väljavõtte teinud, seal kokku on 14 erinevat asja, teenust nii-öelda, mida vedaja siis teie tellimusel teeb, aga ma tahtsin siit välja tuua kõige olulisema, millega te arvan kõik kokku puutute. See on punkt 5, 6 ja 7 on tehtud ka roheliseks. See on siis konteinerite ja kottide vedu nii-öelda jäätmevedaja poolt. Ehk see hanke tingimustega on nüüd siis kogumiskott. Kogumiskott oli siis, sai olla segapakendi puhul ja aia haljasjäätme puhul. Kogumiskott või siis kuni 240 liitrine ratastel kogumismahuti, siis seda peab vedaja nii-öelda käsitsi transportima vähemalt 30 meetrit tasuta. Ehk siis, kui ta tuleb autoga teie kinnistu juurde, auto peaks peatuma lähimal võimalikus kohas ja siis sellest auto peatuskohast kuni 30 meetrit on siis see distants, kus jäätmevedaja peab kõndima teie mahuti juurde, võtma mahuti kätte, võtama selle auto juurde, tühjendama ja toob mahuti tagasi. Et kui see teie mahuti asub kaugemal kui 30 meetrit, siis on vedajal õigus küsida lisatasu selle ühekordse teenuse eest ja lisatasu on siis hankega on pandud piirmäär ette, et see ei läheks liiga kalliks, aga on 5 eurot kord. Et see, kes on väga mugav, tahab olla, ei taha oma mahutit üldse lähemale viia autole, siis on võimalus, aga see on tasuline teenus. 30 meetrit on ikkagi päris piisav kaugus, ja rohkem tegelikult jäätmevedajale kohustus panna, siis jäätmevedaja ainult kõnnibki edasi-tagasi, kui see vahemaa oleks veelgi pikem. Aga suuremate mahutitega on siis see vahemaa lühem, sest et need on raskemad, nende transportimine võtab rohkem aega, ehk siis 241 kuni 800 liitrit mahuti. See on siis kuni 10 meetrit on see vahemaa, kus vedaja peab kindlasti selle tasuta ära liigutama. Oluline see, et jäätmevedaja liigutab neid mahutit nii tasuta kui tasu eest ainult siis, kui see juurdepääsutee või see liigutamistee on tasa või siis võimaldab rataste peal mahuti liigutamist. Kui on killustik, siis selle peal ei liigu see konteiner, kui on täiskonteiner. Kui on muru peal, siis muru peal see tõenäoliselt ka ei liigu. Ehk siis see konteiner peaks asuma siledal, tugeva põhjaga, kattega kohal ja juurdepääsu tee peal on sile.
ja siis konteinerid, täiskonteinerid siis kandma, et rattad ei vaju niimoodi pinnasesse siis. Nii et see on teie asi korraldada, et see niimoodi on. Et kui vedaja jääb sellega hätta, siis ta fikseerib selle olukorra ja sellist mahutit vedaja ei pea teenindama, mida ta ei saa liigutada. Ja praktikas on see tegelikult ka see, et see 240 liitrine mahuti, kui ta on ikkagi näiteks segaolmejäädet täis või köögisööklajäädet täis, siis see mahuti on tegelikkuses väga raske. See ei ole üldsegi nii lihtne. Nii et kui see pinnas ei kanna seda mahutit, siis see vajub kindlasti rattad sisse ja vedaja ei pea sellist mahutit iga hinna eest naba paigast venitades ära viima. Ja jäätmeveoki tagurdamine on ette ka nähtud, et vähemalt 50 meetrit peab vedaja tagurdama. Kui on vajadus, et kus ederpidi ei pääse, kus pöördub siis ümberpööramiskoht, et seepärast peab tagurdama ja siis kuni 150 meetrit on ette pandud hankega, et peab tagurdama nii-öelda hinna sees. Ja selle vaja tagurdada on, siis on vedajal õigus küsida tasu. Reeglina vedaja tegelikult ei taha üldse tagurdada, sest see on talle aega nõudev, sageli ka ohtlik tegevus. Et tagurdamist nad pigem püüavad vältida, aga kui teeolud võimaldavad, tee on kandev, tee on lai, on võimalik tagurdada, siis vedaja peab tagurdama. Need on need põhilised asjad, mis ma tahtsin välja tuua, millega ka kõige rohkem nende probleemi on, et see mahuti paiknemine, et olge head, et pigem pange see mahuti ikkagi jäätmevedajale pigem lähemale kui kaugemale, et teenuse osutamine saab suure tõenäosusega hästi tehtud ja kiiremini tehtud, kui ta on kuskil ebamugavalt kättesaadavas kohas see konteiner. Ja tühisõit. Võib-olla teist juba osad täna on juba saanud, varasemalt on saanud tühisõiduarveid, aga räägin üle, mis tühisõit on. Tühisõit on siis see olukord, kus on jäätmete äraveopäev, vedaja sõidab teie aia taha, aga ei saa mahutit kätte ja selle mitte kättesaamine on tingitud teist. Näiteks, et te olete unustanud mahuti välja tuua, aed on lukus, vedaja üle aia ei roni, mahutit selga ei võta, ei pääse ligi. Olete parkinud oma auto mahuti ette. Teie tegevus, vedaja midagi teha ei saa teenindada. On õigus tühisõiduarve esitada. Olete kaevanud tee üles vahepeal. Panete tänavakivi näiteks, vahepeal on liivane, vedaja ei saa mahutit liigutada. Ehk need on sellised klassikalised näited, kus on tühisõit. Tühisõidu alla läheb ka see olukord, kus nüüd on talvine periood käes, et nagu ma ütlesin, mahuti viiv juurdepääsu tee peaks olema siis selline, et konteinerid saab ratastel lükata. Et kui nüüd ikkagi on sadanud paksu lund maha, siis vedaja läbi lume seda mahutit ka tassima ei hakka. Ta võib seda teha, aga ta ei pea seda tegema. Nii et ka sellisel juhul saab vedaja esitada teile tühisõiduarve. Nüüd kõik need juhtumid, kus teist sõltumatult ei ole võimalik mahutit teenindada. No näiteks vallatee on lahti lükkamata, on juhtunud mingi liiklusõnnetus, trassi remonditööd, naaber on parkinud oma auto niimoodi, et jäätmeveoki pääse ligi. Kõik, mida teie ei kontrolli, need olukorrad ei anna vedajale alust teha teile tühisõiduarvet. Ehk nende osas on ka vedajal nende risk siis, et ta ei saagi teenindada ja ei ole teie selles süüdi. Ehk siis reegel, kui teie pidite midagi tegema, selleks vedaja saab mahutit tühjendada, aga ei teinud, saab vedaja teile teha tühisõiduarve. Kui teist sõltumatu asjaolu takistab tühjendamist, siis teie tühisõiduarvet ei saa. Tühisõiduarve on pandud siis sõltuvusse segaolmejäätmete mahuti tasust. Ehk siis kuna osad jäätmeliigid on tasuta, näiteks köögisööklajäätme mahuti,
siis köögisööklejäätme mahuti tühisõiduarve kujuneb täpselt sama suure segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu alusel. Näide, et teil on 140-liitrine mahuti köögisööklejäätme üleandmiseks, siis tühisõiduarve tuleb 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise hinna alusel. Ja kogumiskottide, tekstiilijäätmete ja suurjäätmete osas on siis arvestuse aluseks 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu. Et konkreetne suurus, ainult 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu. Kas tühisõidu osas küsimusi, enne kui edasi lähen? Kordaks üle, mis kellast peab mahuti väljas olema, et ta oli vahepeal kella 7, nüüd vist olevat kella 6 peab väljas olema. Jäätmeveo periood, Urmas, sa võid nii parandada, minu meelest on kella 7 kella 10-ni tohib jäätmevedaja vedada tööpäevadel. Aga Kanepis meil ka see suvi ükskord, ma ei tea, kas oktoobris või käis kella 6 ja mul ei olnud mahutit väljas. Aga see on nüüd olukord, kus vedaja ei saa teile kindlasti tühisõiduarvet teha. Ja see on need olukord, kus vedaja mingi põhjusel tahab olla eriti agar ja oma veoringi väga varakult alustada. Aga seda nad tegelikult ei tohi teha ja sellise olukorra eest teile tühisõiduarve kindlasti teha ei saa ja peavad teile veo teostama siis kas nüüd oli, et hiljemalt... Ta võttis ära hiljem, ma püüdsin ta kinni siin analüüsis, ta võttis ära, aga helistasin sinna teie kontorisse ja seal öeldi, et kella 6 tuleb olema öeldes. Ei ole, et ma võin korraks... Kui vedud ikka alates kella 7, siis ta ei tohi varem vedama tulla, ta ei tohi inimeste und häirida. Oli mingi asetusjuht see... No jah, see mingi erand korda. Ja ma korras panin ka eeskirja ette, et ongi, et tööpäevadel on kella 7 hommikust kella 11-ni lausa võib teha vedu ja nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on kella 10-st kella 10-ni veoaeg. Ehk siis, kui vedaja tuleb nädalavahetusel riiklikul pühal enne kella 10, siis ta tegelikult ta ei tohiks tulla. Teie ei pea igaks juhuks kell 7 üles ärkama, et mahuti välja tuua laupäeval. Kell 10 on nädalavahetusel teenindusaeg. Nii, kas siin Teamsis on ka küsimusi? Nii, praegu vist ei tundu olevat. Vabandust, minul on üks küsimus, minul on see küsimus, et kui minu kinnistu, elamaja kinnistu ja valla tee vahel on mitu meetrit maad, mis kuulub vallale. Ja kui on see puhastamata ja selle tõttu ei saa vedu teostada, konkreetne näide viimasest teisipäevast, nädal tagasi teisipäevast, et vedu ei teostamata sellepärast, et vallamaa oli puhastamata, et kas siis ma saan tühisõiduarve? Ei saa. See on vedaja saab äärmisel juhul valla poole pöörduda protestiga või nõudega, aga teie ei saa ühtegi arvet selle eest. Selge, aitäh teile. Kui sellises olukorras nüüd vedajad peaks selle arve tegema, siis sellest palun kohe vallavalitsust teada anda, et sellisel juhul on vedaja oma volitusi ületanud ja püüab alusetult raha teenida. Jah, kõik. Praegu rohkem küsimusi ei ole, et räägin ära kiiresti veel ühe temaatika, mis puudutab siis uues jäätmehoolduse eeskirjas on eraldi nüüd mitte nõuetekohaste jäätmete tasu instrument. See on sellepärast seal, et see liigiti kogumise kvaliteet peab hakkama edenema. Täna see ei ole nüüd käinud Kanepi valla kohta, aga kõikides Eesti omavalitsuses tegelikkuses see liigiti kogumise kvaliteet on madal seetõttu, et ei ole inimestel olnud motivatsiooni korrektselt käituda, ehk siis valesid jäätmeid pannakse valesse mahutisse. Pärast nüüd uue eeskirjaga kehtestati eraldi rahalise sanktsiooni kasutamise võimalus, mis tähendab seda, et kui nüüd
te panete näiteks köögi sööklejäätmete mahutisse ehituslammutusjäätmeid, mida uskuge, ärge uskuge, väga tihti juhtub, siis tegemist on võõrisega ja jäätmevedaja saab teile teha siis eraldi sanktsiooni mitte nõuetekohase jäätmetasuna ja see on juba natuke kallim trahv kui tühisõit, see on siis kahekordne määr. Et kuna määr oli seotud segaolmejäätmega, siis näide, et köögisööklejääde, 140 liitri mahuti, võõris sees, vedaja tuvastab, vedaja peab tegema sellest pildi, et see oleks pärast kui tekib vaidlus, et mis oli ja miks oli, see on pilt, kellaaeg teada, vajadusel video ja tekib vaidlus, saame kõik koos üle vaadata ja siis on 2 korda 140 eurot, kahekordne 140 liitrise segaolmejäätme hind. Et oletame, et see on näiteks 350, siis on 2 korda 350 euro summas tuleb teile sanktsiooni arve. Et ja siis loodame, et see nagu siis võib-olla õpetab inimest. Et seetõttu on lihtsam mitte panna valesid jäätmeid valesse mahutisse. Aga see peab ikkagi olema selles mõttes niisugune oluline rikkumine, et kui ma teen ennem näite, et köögisööklejäätme mahutisse läks toidujäätmeid tavalise plastikkaatkotiga, no lasta siis olla, mõtlen, ei pea sukelduma. Aga kui on ikkagi näha, et on teadlik tegevus valede jäätmete panemisel, siis jäätmevedajal on kohustus iga kord, kui ta peab jäätmed ära vedama, teeb kaane lahti, vaatab, mis tal silma hakkab. Loomulikult, kui ta ei vaata, mis seal konteineri põhjas on. Et kui sinna paneks valed jäätmed, väga hea, inimene sai siis võib-olla mingi võidu, sai valed jäätmed ära anda. Aga ikkagi kui on tuvastatavad valed jäätmed, siis vedajal on õigus rakendada sanktsiooni. Nii et katsuge olla korrektsed. Ja kui vedaja tuvastab mingi probleemi, siis ta peab edastama teile pildi ja siis juhendi, et mis siis on, mida te edaspidi võiksite teha teistmoodi. Nii, sellest on küsimusi. Ei ole. Vaatame korraks Teamsis, kas Teams tahab keegi küsida? Tehke julget häält. Kui ei ole, siis hästi kiirelt veel üldine teema, millest vedaja ka räägib, aga ma räägin ise ka ära. Jäätmelepingu sõlmimine, nagu ma alustasin ka, et teil vedaja vahetu, siis tegelikult teil kõigil on vedajaga juba õigussuhe olemas teie tänaste teenuste põhjal. Ja mis nüüd vedaja teeb? Vedaja saadab teile kõigile nüüd uue hanke tingimuste alusel omapoolse siis lepingu täienduse, kus on see miinimumpakett, et kuna köögisööklejäätme, kui ma räägin eramajast, üksikmajast, kuna köögisööklejäätme üleandmine on eramajale kohustuslik, mis on tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal, siis seal on juba kirjas, et teil on siis tuleb juurde segaolmejäätmine tuleb juurde täiendav mahuti köögisööklejäätme üleandmiseks. Et kui te seda ei taha, siis saate tühistada, ütlete, me hakkate kompostima. Ehk siis, kui vedaja poolt saadetud lepingus teile midagi ei meeldi, siis peate reageerima ja ütlema, et kas muudate tingimusi, panete mahuti suuremaks, panete välba lühemaks, pikemaks, loobute teenusest, võtate mingid teenused juurde. Ehk siis iga kord, kui te midagi teete, muudate, siis selle jaoks sõlmitegi uue lepingu, uuendate lepingut. Aga kui nüüd te mitte midagi muuta ei taha, see, mis vedaja teile koju saadab, siis te ei pea seda ilmtingimata lepingut allkirjastama. Ehk siis, kui te lepingut ei allkirjasta, kas paberi peal või digiallkirjaga ja vedaja taga ei saada, siis sellest mitte midagi ei juhtu, sest teie osas jääb automaatselt kehtima need lepingu tingimused, mis teile vedaja on saatnud. Kui te tahate muuta, nagu ma ütlesin, muudate
välpa pikemaks, lühemaks, tellite lisateenuse, võtate konteineri rendile, siis selleks, et seda muudatust vormistada, tuleb siis leping uuesti või selle lisa uuesti allkirjastada. Nii et reegel see, et lepingu allkirjastamine ei vabasta jäätmeveo teenusest. See on selle asja mõte. Aga küll aga võimalik saada vabastus. Ehk kui te kinnistul ikkagi ei ela, ei kasuta ajutiselt või püsivalt, siis olge hea vallavalitsusele taotlusvorm on valla kodulehel olemas, et siis jäätmevedaja teile kas aastaringselt või teatud perioodil jäätmeteenust ei osuta. Kui te seda vabastust ei tee ja siis vedaja peab seda siis jäätmetekke kohaks ja saadab teile lepingu ja hakkab tegema tühisõiduarveid. Seda kohale vaatab, midagi ei ole, ühtki mahutit pole, tühisõiduarve. Et kui teil on kinnistu, kus on hoone peal, mis vastab tegelikult elukondliku või ärihoone tunnustele, siis nendel peab kõigil olema korraldatud jäätmeveo teenus kehtiv. Selleks, et teenusest saada püsivat või ajutist vabastust, olge hea, tehke siis taotlus vallale. Kas selle teema osas on küsimusi? Siis ma saan minna tagasi korterelamute juurde. Nii. Väga hea. Lähme edasi. Korterelamute erinevus eramajast on see, et on kohustuslikke jäätmeliike on rohkem kui eramajal. Et kui eramajal oli köögisööklajääde ja segaolmejääde miinimumpakett, millest veel köögisööklajäätmed sai loobuda, kui hakkad kompostima, siis korterelamul on, mida peab üle andma vedajale, on köögisööklajäätmed, paberikartongi jäätmed, klaaspakend, segaolme, ehk siis 4 jäätmeliiki. Siin on ka erisused, aga nendeni kohe jõuame. Köögisööklajäätmed, sama nagu eramaja, ainult konteineriga üle andmine, kilekotiga ei saa üle anda. Ja kes peab siis üle andma? Et täpselt nagu eramajalgi, kui see korterelamu, mis asub tiheastusalal ja kompaktse hoonestusala alal, nemad peavad siis köögisööklajäätmed vedajale üle andma, välja arvatud juhul, kui ka see korterelamu maja ei hakka kompostima. Et analoogne regulatsioon eramajaga. Korterelamu, mis on tiheastusalal või kompaktse hoonestusala alal, peab üle andma jäätmevedajale oma köögisööklajäätmed, välja arvatud juhul, kui ta hakkab koht kompostima oma kinnistu peal. Ja ajastuses olevad kinnistud peavad ilusti kompostima oma köögisööklajäätmeid. On võimalus ka vedaja käest lisateenusena tellida köögisööklajäätmete vedu. Aga ma pigem pean mõistlikuks, et ajastuspiirkonnas on võimalik kõikidel köögisööklajäätmeid kompostida. Veotingimuste osas on täpselt samad tingimused, mis eramajal. Ehk siis kord 2 nädala jooksul, talveperioodil kord nädala jooksul, kord 4 nädala jooksul. Seda peab ise valima, siis seda pikemat perioodi peab ise valima, et vedaja paneb automaatselt kord 2 nädala jooksul. Kui tahate kord 4 nädala jooksul, siis ise peate selleks tahteavalduse esitama vedajale. Vedaja ei saa keelduda teile pikema veograafiku rakendamisest. Ja veohind on nagu eramajalgi 0 eurot. Kompostimise reeglid, täpselt samad, millest me rääkisime, et köögisööklajäätmed tiheastusalal ja kompaktse hoonestusala alal kindlasti kinnise komposteriga. Ajastuses võib ka, kui saab hakkama, aun kompostimist kasutada. Ja samamoodi saab korterelamu nagu eramaja, et mingi periood näiteks talvel antakse üle, suvel kompostitakse. Et kuidas teile endale mugavam, sobivam on. Järgmine jäätmeliik, paberikartongi jäätmed.
on korterelamutel kohustuslik. Siin ei ole ette pandud suurimat äravusagedust, tähendab vähimat sagedust. Suurim ehk siis tihedam sagedus on pandud, et oota, ma praegu vaatan, mis juba mõisted lähevad sassi. Jah, vabandust, suurim sagedus on kord nädala jooksul, et ise vaadata, kas võite panna vähima. Vähim võib olla ka kord kvartalis, keegi saab hakkama kord pool aastas, palun väga. Ehk siis ise vaatate, et millise mahutiga, millise välbaga te kõige paremini hakkama saate. Paberikartongi jääde on üks see jäätmeliik, kust ma julgelt soovitan võtta kasutusele ühismahutid. Suurem ühismahuti, näiteks kahe ühistu peale. Teenus on nullhinnaga, ehk äravedu on nullhinnaga, et teile jääb ainult siis konteineri rendi või ostukulu. Ja nagu ma eelmine rääkisin, et alati võib paberikartongi jäätmed viia ka näiteks jäätmejaamadesse. Et kui tekib mingi perioodi rohkem, on suuremõõtmelised, olge head, võite viia vabalt jäätmejaama. Klaaspakend on samamoodi korterelamutel kohustuslik ja nagu paberikartongi jäätme puhul, siis tühjendusvälba võite lükata hästi pikaks, et sõltuvalt siis teie klaaspakendi tekke mahust. Et kord kuus on see suurim sagedus ehk siis tihedam sagedus. Ja äravedu nagu segapakendi puhul üle räägitud on 30 senti äraveekord. Ja nagu paberijäätmeid, kartongijäätmeid võite viia ka klaaspakendid alati teie valla jäätmejaamadesse. Klaaspakendi alla ma korraks täpsustan, kuuluvad siis kõik klaasis pakendid, on need lahja alkohol, kange alkohol, moosipurgid, supipurgid, sõltumata nende kujust ja suurusest. Kõik, mis on klaaspakend, sobib siia klaaspakendi konteinerisse. Soovitavalt on panna ikka klaaspakend sinna tühjanalt, et täis õunamahla purki ärge pange. Valake ennem see vedelik välja ja siis pange purk. Kui on pudelil on kork peal, võib kork peal olla, ei pea ära keerama. Tahate, võite ära keerata, kui ei taha, võite korgi peale jätta. Ja 4. jäätmeliik on segalma jääde. Sellest olen ka korduvalt rääkinud, see on täpselt nii, nagu on teil täna ja nii nagu eramajal, et ma siin võib-olla detailsemalt ei peatukski, et kõik tingimused on samad, mis on eramajal ja mis teil täna kehtivad. Kas kortermaja kohustusliku jäätmeliikide osas küsimusi? Olge head, alustame saalist jälle. Ei, saalis olid ainult eramajade inimesed, teil on juba läinud, et neid ei huvita kortermajade teema. Väga hea. Kas Teamsis on kortermajade osas küsimusi? Nii, Riina, ole hea. Ole, võta mikrofon, pane heli ka sisse endal. Riina, sul on, kui sa tahad rääkida, siis sul on praegu mikrofon vaikse peale, et sa pead mikrofoni lahti tegema, siis saad rääkida. Nii. Ma nüüd ei saa aru, kas Riina nüüd tahab rääkida või ei taha? Käsi on püsti igal juhul. Kas sa nüüd kadus ära? Okei, tagasi. Kas keegi teine tahab korterelamu kohustuslike jäätmeliikide osas?
Nii, aga lähme edasi, küsite siis, kui küsimus tuleb teil meelde. Nii nagu eramajal olid teatud jäätmeliigid vabatahtlikud ja tellitavad, nii ka korterelamul ja segapakend. Et kõik korterelamud saavad nagu eramajagi üle anda segapakendit. Segapakendi üleandmine on konteineriga, aga vallavalitsuse nõusolekul võib kasutada ka kogumiskotti. Et kas kogumiskoti kasutamine on võimalik või mitte, et siis vallavalitsus hindab seda. Et reeglina korterelamus kogumiskotiga kasutamine praktikas ei ole hästi õnnestunud. Et on kogumiskoti hoiustamise, väljapanemise küsimused, et pigem on konteineriga segapakendi kogumine korterelamul. Veosagedus kuni kord kvartalis on kõige vähim sagedus. Saate kasutada. Arvavünd 30 senti ühenduskord ei sõltu üldse konteineri suurusest. Kas on 140 liitri konteiner või on teil 4,5 kuupmeetrine konteiner, siis äraveo hind on seadusega fikseeritud suurus, et see ei sõltu sellest üleantava jäätme mahust. Ja alati võib siis segapakendid viia jäätmejaama kui ka avalikku võrku, kuna tegemist on vabatahtlikult tellitava teenusega, siis võib panna nii konteinerisse, enda konteinerisse, kui mingitel juhtudel näiteks suurem maht avalikku näitesse. Aiaelusjäätmed, suurjäätmed ja rõivatekstiilijäätmete tellimine on täpselt sama nagu eramajal. Et kõiki neid jäätmeliike toimub siis, saab üle anda tellimuse alusel. Hinnad on samad, veoperioodid on samad nagu eramajal. Et ma need siin praegu uuesti kordama ei hakka. Pigem olge head. Korterelamute vaatest on küsimusi nende tellitavate teenuste osas, siis ma pigem vastaks neile. Kuidas segapakendid, aiaelusjäädet, suurjäädet või rõivatekstiilijäätmeid tellida ja vedele üle anda. Kas on küsimusi kellegil? Nii, Vahur, käsi püsti, ole hea. Mul on selline küsimus, ma ei saanud hästi aru, kas paber ja klaas, neil peab tingimata konteinerid olema või võib need viia üldisestesse, näiteks jäätmejaama, või siis kuna me elame koolimaja hoovi peal, meil on siin paberikonteiner koolil nagunii olemas ja mingi konteiner pidi tulema ka maja otsa juurde sinna vallamaja juurde, mis on ka meie majast ainult mõnekümne või paarikümne meetri kaugusel. Kas konteinerid peavad igal juhul olema või ei pea? Paberil ja siis klaasil korterelamul? Ja, kogumisvahendite kohustuslikkuse määratleb ära valla jäätmehoolduse-eeskiri, et ma panin korraks selle jäätmehoolduse-eeskirja ette ka, et paberikartongi jäätmed ja klaaspakendid on eeskirja järgi kohustuslikud konteinerid. Miks need kohustuslikud on ka see, et see tänane avalik võrk, jäätmejaamad jäävad alles, jäätmejaamad ei kao mitte kuhugile, aga avalik võrk, mis puudutab nüüd segapakendit ja klaaspakendit kogumist ja kõik, mis on nüüd siis mitte valla poolt korraldatud. Täna on siis need pakendiorganisatsioonide mahutid, on need kollast värvi kellukesed või mis iganes värvi on, et nende paiknemine ja jätkumine ei ole valla otsustada. See on siis pakendiorganisatsioonide otsustada ja täna on ette teada, et pakendiorganisatsioonid hakkavad sellist mahutiparki vähendama. Sest kuna jäätmete kogumine liigub rohkem kohtkogumisse, tekkekohal kogumisse, ukselt kogumisse. Nii et seetõttu on just kortermajade vaates, kus elab ikkagi rohkem inimesi, et oleks võimalikult mugav üle anda just neid jäätmeliike, mille ringlusse võtt on kõige lihtsam, ehk siis paberikartongi jääde ja klaaspakend. Et mis on avalike konteinerite kõige suurem mure? See on kõikides omavalitsustes üks mure on see, et on inimesi, kes panevad sinna õigeid jäätmeid, aga alati on neid inimesi, kes panevad sinna täiesti valeid jäätmeid, mis tegelikult rikuvad kogu selle konteineri sisu ära ja väga sageli need jäätmed ei jõuagi enam sorteerimisse, vaid viiakse segaolme jäätmena hoopis minema.
et see on selle avaliku mahuti kõige suurem miinus. Ta on iseenesest hea lahendus, aga selles kvaliteet, mis seal sees on liiga paljudel juhtudel alla igasugust arvestust. See materjal lihtsalt läheb kaduma. Et korterelamute ma soovitan tõesti klaaspakendi osas kindlasti, kui võimalus ühismahutite peale minna ja paberikartongi puhul samuti. Ja tühjendusvälp, nagu ma ütlesin, saate lükata väga pikaks, kui tahate. Nii, on Paul veel küsimusi? Okei. Kas kellelgi teisel täiendav küsimusi? Nii. Korterelamutega oli see lihtne, et me kordasime tegelikult, mis oli eramaja vaatest. Korterelamul lihtsalt on teatud jäätmeliike tuleb rohkem üle anda ja sellepärast, et korterelamus lihtsalt see inimeste kontsentratsioon ühes kohas on nii palju suurem, et on mõistlik neid jäätmeid ukse juures koguda ja üle anda. Nüüd räägime juba ettevõtte asutused. Ettevõtte asutustega on veel lihtsam, et põhimõtteliselt neile kehtivad korterelamute tingimused, aga nende erisus on see, et ettevõtete ja asutuste tegevusprofiil on väga erinev. Ja sõltuvalt tegevusprofiilist teatud jäätmeliike isegi tekkida ei saa. Ehk siis ettevõtte asutused on küll kohustus nüüd allejärgnevaid jäätmeliike üle anda, nagu korterelamulgi 4 jäätmeliiki. Köögisööklejääde, paberikartongijääde, klaaspakend ja segaolmejääde. Kõik samad tingimused nagu korterelamul. Ainult üks erisus on, et segaolmejäätmed peab alati olemas olema, kuna segaolmejäätme tekke on alati olemas, kas ta on suur või väike, aga see tekib alati. Siis ettevõtte asutustel segaolmejäätme mahuti peab olemas olema. Võib võtta ühiskasutusse, aga igal juhul peab olema mahuti. Siis klaaspakendi osas, paberikartongijäätmete osas ja köögisööklejäätmete osas peab see jäätmete üleandmine nädala toimuma siis, kui neid jäätmeid tekib. Ehk kui köögisööklejäätmeid ei teki, siis ei saa ka midagi üle anda. Sama on ka paberi ja klaas. Püsivalt ei teki, siis ei saa ka midagi üle anda. Ehk siis kui hästi ebaregulaarselt, näiteks klaaspakendid, et kui ettevõttes asutuses toimub mingi koolitus ja pakutakse mulli vett juua, siis ainult nende klaaspakendite üleandmiseks kogumiseks ei pea jäätmedalt teenust võtma, vaid need ikkagi tuleb viia avaliku ruumi. Et see korraldatud jäätmevedu on mõeldud ikkagi püsiva tekkega olmeliste jäätmete kogumiseks. Nii et ettevõttel siis veel korra segaolmejääde alati, klaaspakend, paberikartong, köögisööklejääde. Teenus tuleb tellida siis, kui neid jäätmeid reaalselt tekib ja püsivalt. Kui ei teki, siis tuleb viia kas jäätmejaama, see mis tekib aeg-ajalt või avalikesse mahutitesse. Ja nagu korterelamul on ka ettevõtte asutusel võimalik siis lisateenusena tellida vabatahtlikkuse alusel täiendavat jäätmeliiki üle anda. Täpselt samad segapakend, aiahaljastus, suurjääde, rõivatekstiilijäätmed, kõik samad tingimused on, mis oli korterelamul ja eramajal. Nii et ma neid veel korra läbi käima ei hakkaks, et neid on juba korduvalt räägitud. Ehk siis täpselt samad tingimused tuleb, kui soovite tellida teenuse, siis tuleb jäätmedele telefoni teel, e-maili teel anda tellimus ja siis jäätmedele tuleb viib ära ja paljastab teile arve vastavalt siis teie jäätmeliigile ja selle mahule. Ettevõtte asutustega on veelgi lihtsam. Ma pigem ootan nüüd küsimusi ettevõtte asutuste kohta, et räägiks siis konkreetsemalt. Kas on kellelgi küsimusi? Veel kord rõhutan, et kõik info saab olema ka valla kodulehel üleval, et saate sealt järgi vaadata.
Minul üks küsimus oleks, et kui see ettevõtte, juriidiliselt on ettevõtte, kui see on ühe inimese ettevõtte, mis on registreeritud eramajja, mis tingimused siis on? Eramajaga siis te näitate ju eramaja. Siis on ikka eramaja. Eramaja, siis teil on nagu selles mõistes on teil jäätmete tekkekoht on eramaja kinnistu, eks ju. See, et eramaja kinnistu on ettevõte, see tähendab seda, et teie ettevõte kasutabki eramaja lepingut. Ehk siis te peaksite juriidilises mõistes võiksite teha väikse ühiskasutuskokkuleppe, eks ju. Siis on korras see asi, et te ei pea võtma eraldi ettevõttele eraldi mahutit oma isikliku mahuti kõrvale. No jah, see tundubki nagu loogiline on ja ma jõuks just küsisin üle. Aitäh teile. Ja nii on, jah. Nii, veel küsimusi? Nii, tundub küsimusi pole, et ma vahepeal vaatasin ka chati, aga siin üks küsimus oli ka, mille ma ka ära vastanud. See, mis puudutab segaolmejäätmete konteinerisse jäätmete panekut, kas lahtiselt või kotis, pange lahtiselt, pange kotis, teie enda valik. Võib olla tavalise poekotiga, läbipaistikotiga, võib sõlm peal olla, et segaolmejäätme mahutisse minevad jäätmed nagunii ei lähe enam täna sorteerimisse, et need lähevad masspõletusse. Pange lahtiselt või kotis, kuidas teile enda sobib. Nii, aga kui küsimusi pole, siis mina tänan teid ja või on Urmas sul mingi küsimusi, mida sa tahad rääkida veel? Ei, hetkel ei ole. Suur tänu, Kristo, sulle väga asjaliku selgituste eest, et eks kui küsimusi tekib, siis inimesed võivad kirjalikult kirjutada igal ajal, et katsume vastata ja telefoni ka muidugi helistada. Ja eks need küsimused tekivad siis, kui nüüd vedajad käes info tuleb, me vaadatakse lepingule otsa. Nii kui lepingud veel inimestel käes ei ole, siis võib-olla ei oska veel kõik küsida, aga kui lepingud kohale jõuavad, siis tekib rohkem küsimusi. Ja, et täpselt nii on, et ma tohin küsida tegelikult pigem vist Urmase käest, et oli juttu sellest, et on võimalik, et vald teeb hanke toidujäätmete nende konteinerite osas, et mis sellest saanud on, et sellest pole ühtegi juttu rohkem olnud? See peaks nüüd lähinädala jooksul selguma, mis need konteinerid maksma hakkavad ja kui meil on see selge, siis me võtame kõigi inimestega ühendust, kes meile siin avalduse tegid ja kes soovivad nüüd saada. Meil on need piirhinnad on nüüd paigas, millega KIK toetab ja vaatame, kui kallid me need konteinerid kätte saame, sest vald peab need konteinerid algul ise välja ostma ja siis teeme teiega lepingut ja üleandmis vastuvõtuaktid ja siis saate need kätte, aga esimesel võimalus anname kõigile info edasi. Selge. Ja, aga siis, kui on küsimusi teil, olge hea, Urmase meil leiate üles, saad Urmasele, Urmas ei oska vastata, saadab mulle, vastame kahe veel ära, ühelegi vastusele võlgu jää. Ühelegi küsimusele vastus võlgu jää, nii et küsige julgesti, ka kirjalikult. Okei, aga siis ilusat õhtut, kes läheb suusatama, kes läheb lund rookima, et nüüd on see aeg käes. Okei, kuule, aga siis Urmas, tore oli. Kui midagi on, siis anna märku. Ja, suur tänu ja head õhtut kõigile. Olgu, nägemist teile kõigile.